Pühapäeval käisid staabi- ja sidepataljoni ajateenijatest koosnev laulumeeste punt esinemas Vigala hooldekodus ja Kivi-Vigala rahvamajas. Traditsiooni igal aastal jõuluteel heategevuslike kontsertiga esineda sai staabi- ja sidepataljonis algus juba 10 aastat tagasi. Laule ja näitemängu oma vabal ajal harjutavad ajateenijad peavad nooremseersant Kaspar Mahla sõnul esinemiste puhul tähtsaks näidata kaitseväe mitmekülgsust. Ei no see algus kõik sellega, et koostasime niisuguse pundi nagu laulumehed, kes teevad igasuguseid häid üritusi, kontserte, kõik heategevuslikult, et praegu on selline jõuluaeg, et soovime lihtsalt kõigile nagu kaitseväe poolt anda, et me ei ole lihtsalt mehed ja relvadega, vaid tahame seda head ja pehmemat poolt näidata Eesti kaitseväest. Sellepärast me teeme igasuguseid üritusi, kontserte. Staabi- ja sidepataljoni huvijuht Reet Kaljula, kes juba aastaid nende kontsertide korraldamise taga on olnud, toonitas samuti tähtsust teistsuguse perspektiivi näitamisel. On oldud väga positiivselt üllatunud selles, et Eesti kaitseväes ka midagi taolist tehakse, sest tavaliselt seostatakse seda kaitseväge niisuguse hästi sellise range ja niisuguse reserveeritud olekuga ja kõigega, aga et me oleme nii avatud ja tegeleme ka just nimelt selle vaimse poolega, et see on hästi oluline. Vigala hooldekodu juhataja Riina Viibus tõdes, et nende elanike jaoks oli kaitseväelaste esinemine aasta üks tähtsündmusi. No, meie jaoks on see väga ilus päev olnud, sest et nagu te nüüd isegi nägite, et meie elu siin selline väga rõõmus ja lustiline ei ole, et palju vanu inimesi, kõik oma haiguste ja muredega ja me oleme alati väga rõõmsad, kui meil käib külalisi. Meile oli ka see väga tore, et tihtipeale, kui sellised suuremaid kontserte nagu on, et siis ikkagi osa inimesi on, kes jäävad ilma. Aga täna oli tore see, et tubades said inimesed oma erakontserdi, et hästi-hästi positiivne ja me oleme väga rõõmsad.